tervitada tänasel Eesti Vabariigi 93. sünnipäeval. Oleme kogunenud, et ühiselt pühitseda Jumala sõna ja palve läbi meie riiklikku iseseisvust ja rahva enesemääramise vabadust. Suvel oli mul austav võimalus osaleda Vao kooli aastapäeva tähistamisel. Oma tervituses ütlesin siis, et Vao küla on rikas küla. Rikas just oma tublide inimeste ja eestvedajate poolest. Täna ütlen seda julgelt kogu Koeru valla kohta. Tuletagem kas või meelde jaanuarikuus toimunud maakonna kultuuripreemiate üleandmist. Koeru inimesi oli preemiate saajate hulgas palju. Koeru on kant, millel on aastaid oma näo olnud aktiivne seltsielu ja paljude inimeste vabatahtlik tegevus. See on olnud teie tugevus läbi aja ja sellest peitub see tugevus ka täna. Hoidke ja väärtustage selle tegevuse eestvedajaid, nende vabatahtlikku tööd. 2011 on kuulutatud Euroopas vabatahtliku tegevuse aastaks. Loodan siiralt, et just 2011. aastal jõuavad paljud inimesed mõistmiseni, et alati ei pea saama, palju parem on anda. Paljud Koeru inimesed teavad seda hästi. Veel soovin teile, et eelseisval ajal oskaksite veelgi rohkem märgata neid asju, mis teid ühendavad. Vaielda selgeks erimeelsusi tekitavad probleemid ning kuulata ka neid inimesi, kes arvavad teisiti kui enamus. Siis olete te veelgi tugevamad kui täna. Head vabariigi aastapäeva!
maailmas on 698 sellist rahvust, mil on olemas küll teatud iseseisvus või autonoomia nõuded keskvalitsuse suhtes, kuid kel ei ole võimalust seda ellu viia. See, et meie, eestlased, oleme vabad ja elame oma vabas Eesti riigis, on meie esivanemate kingitus meile. See on kingitus, mida me iga päev peame edasi kinkima oma järgnevatele põlvedele. Pöördudes mõtetes tagasi Eesti riigi loomise juurde, peame suure lugupidamise ja austusega meeles pidama neid Koiru kihelkonna mehi, kes andsid oma elu, et me täna ja loodan ka tulevikus saame rääkida siin väikesel maalapil Läänemere kaldal eesti keeles, meie oma keeles. Sügav austus ja kummardus neile vapratele meestele. Koiru vald on meie oma kodu, meie vanemate ja vanavanemate looming, meie endi õnn ja rõõm. Ainult meie endile, Koiru valla tänastele elanikele, kuulub privileeg ja ärge unustage ka kohustus otsustada, kuidas me edasi läheme ja millise olemise siin vallas me oma lastele edasi pärandame. Eesti riik ja iseseisvus ei ole tekkinud iseenesest. Ta on meil olemas tänu meie esivanematele heale tahtele ja visale võitlusele. Meie põlvkonna ülesanne on seda riiki hoida ja teda edasi viia. Soovin teile selle ülesande täitmisel jõudu ja tarka visadust. Karinu külaselts Karamee mälestab tänasel päeval samuti kõiki neid, kes andsid oma elu vabaduse eest. Koiru kihelkonna 2 külas ääremaal Metslast ja Rammakülast oli päris mitmeid mehi, kes ei kartnud võtta kätte relva ja minna lahingusse. Kahjuks päris mitmed tagasi elusalt ei tulnud. Täna mälestame ka neid ja me oleme uhked, et meie küladest mehed ei löönud kartma ja loodame seda ka, et meie järel tulevad põlved võtavad sellest eeskuju. Üünlagus vähe on sooja 24. päeval. Otsa kui võluväega Maarjamäed õnnistav looja väikese terekäega. Aina rohkem on valgust lindudes jutsuvas käras. Sulgemas tuiskude värav, südamed usuvad algust. Lume erkpunases säras. Küünlagu kinnitab usku, mis aitas olla ja jääda, võideldes võõraste väega, süda sinimust valgena tuksub Isamaa sünnipäeval.